No kõigepealt tuleb meelde see, et käisid 2 meest ringi mööda Eestimaad sellise mõttega, et peaks ühe korraliku väljanäituse korraldama. Et ikka need 2 meest olid tegelikult selle idee enda peas valmis mõelnud ja nad püüdsid siis leida kohta, kus seda ellu viia. Ja mul on väga hea meel, et siis härrad Jaksi ja Pelisaar Palamusele jõudsid ja selle mõtte välja käisid ja tollane vallavanem Märt Jallakas, kes oli väga kultuurilembene ja armastas väga Palamuse teemat, tuli siis omakorda jälle siis oma sõprade käest nõu küsima, ehk siis minu ja Arne juurde ja pidasime nõu ja andsime talle siis muidugi kohe julgust, et ideel tuleb nii-öelda härja sarvist haarata ja tegema hakata. No mina töötasin tol korral Jõgeva maavalitsuses ja vastutasin maakonna kultuuri asjade eest ja kui see teema üles tõusis, Märt Jallakas Palamuse vallavanemana maavalitsuse poole pöördus, et Georg Pelisaar ja Olev Jaksi on tulnud ideega, et võiks seda väljanäitust hakata Palamusel korraldama, siis ma olin selle mõttega küll päri, et kõige tähtsam on see, et maakonnas olevad paikkonnad ennast tutvustaksid. Ja see oli üks võimalus Palamuset veel tuntumaks teha, kui ta enne seda oli. Mina olin tolleaegne volikogu esimees, kui see ettepanek siin tehti, et võiks seda Lutsu väljanäituse asja kuidagi nagu laiemaks teha ja inimestele uuesti teadvustada, et mis toimus omal ajal ja mis võiks ka nüüd toimuda. Ja just sügisandide pealt oli mõeldud see, et oma kodumaiseid sügisandi ja aia saadusi kokku saada ja inimestega natukene rääkida, et nad tooksid midagi ja näitaksid, et see ettepanek oli väga meelitav. Arutasime asja volikogus. Asi ei olnud kohe roosiline, kuid nüüd tänapäevaks on välja jõudnud. Aga lootes toetustele, mida me ka lõpuks natukene saime, meie olukord muutus volikogus ja vastuseisu nii päris tõsist ei toimunud ja me võtsime asjast tuld ja hakkasime moodustama nagu meeskonda, kes siis võiks kuidagi kaasa aidata ja mismoodi seda asja siis nagu edasi viima hakata. Ja see oli õige aeg see otsus teha, et selline sündmus ellu kutsuda ja kus siis veel Palamusel ja läbi Lutsu. Ja kui rääkida päris algusest, ega siis ma julgen täna öelda, et usk oli päris suur ikka. Tere hommikust teile täna kõigile Palamusel. Paunvere väljanäitus on nüüd juba lõppenud ja inimesed kindlasti juba koju jõudnud. Aga tagasivaates oleme ikkagi Paunveres, sest tegemist oli üle hulga aja esimese maarahva väljanäitusega. Täna on algamas suur Paunvere väljanäitus ja laad Palamusel. Kuna viimast nii suurt laadaüritust peeti siin oma 60 aastat tagasi, on aeg seda traditsiooni taas jätkata. Ja mina kui kohalik kõige eakam persoon olen kutsutud ja üles seatud selle laada läbiviimiseks. Nii see päev Palamusel algas. Edasi jätkus kokkutulnutel toimetamist küllaga. Laadaplatsil müüdi kõikvõimalikke põlluande, istikuid, põrsaid ja käsitöid. Lauluväljakul kõlas pea vahet pidamata muusika. Väljanäitusel näidati aga kõike seda, mille üle tasus tootjatel või tegijatel tänavu uhkust tunda. Tere jõudu! Tarvis! Kohe koha peal sunnib korvija? Jaa, korv tuleb koha peal. No siis on ju enne laastud kõik valmis varutud muidugi. Jaa, laastud on valmis tehtud. Mis laastust taoline korv sünnib? Männist. Ja kaua aega võtab, et valmis saada? Oleneb tähtsasest laastust ja läheb üks
tund aega niisugusega ära kindlasti. Parasjagu on siin omavahel võistluses kartulikuurja. Viive Rosenberg on see inimene, keda kõik kartulikasvatajad tunnevad. Öelge, Viive, kas kartulikuurimise juures mingi niisugune nõks on ka, mida tingimata peaks perenaine silmas pidama? No kindlasti on ja just tähtis on see, et see koor oleks õhuke, sest toitainet on sageli just koore all ja näiteks praegu ma ei näegi nagu päris sellist koorimist, mida mina nagu pooldaks. See tähendab see, et kogu kartuli saab nii ära koorida, et koor jääb terveks nii ümmarguselt või ringikujuliselt. Ja minul oligi kodus nii kunagi, et kui oli väärtuslikum sort, siis isa ei lasknud seda emal teha, seda koorimist, sest isa kooris ise väga ilusti. Ema kooris just nii, nagu nemad koorivad. Aga mina õppisin isa käest selle teistmoodi koorimise ära. Pidev järjekord lookles ruumi, kus vaatamiseks ja hindamiseks olid päris põllu- ja aianunnud ning peenemat sorti käsitööd. Imetleda võis kõrvadega kartuleid, sarvilisi porgandeid ja sendi suurusi jõhvikaid. Kõigi lemmikuteks olid supersibulad Saaremaalt ja kõhukas kõrvits Palamuselt. Linda Kolbergi vaibad loeti aga osavate näppude ja erilisi kunstimeele koostööks. No piimasorinat oli kuulda. Kuule, ma ei näe ise. Veel natukene ja kohe on täis. Ta andis üle 4 liitri piima, aga praegu nüüd tuleb jaanuaris uuesti lüpsma, nüüd ühe korra lüpsan ainult päeva. Kas see on ainus kits või? Ei mine, nüüd mul on kodus üle 10 kitse. Ja Soome ja Norra tõugu on väga palju ja lasin kunstlikult spermaga seemendada. 200 krooni läks üks paari. Milline hirm oli see kõige suurem hirm enne väljanäituse päeva? Hirm oli selles, et mina ikkagi ei uskunud, et neid külastaja poolt nii palju rahvast kokku tuleb, aga mul on tõsiselt hea meel, et nii palju rahvast ei ole Palamusel minu teades kunagi koos olnud. Väga meeldiv. Te saite nüüd vaadata kõiki neid eksponaate, mis väljanäitusele oli toodud. Mis kõige rohkem üllatas? No kindlasti see kõige suurem kõrvits ikkagi. Ma olen ju ka maainimene ja ka nii suurt kõrvitset ma ei ole küll kunagi elus kohanud, ligi 50 kilo. See on ikka tõsine nunnu. Ja mis mulle väga meeldib just see väljanäituse poole pealt see, et inimene tuleb siia, näeb, kuidas seda tööd tehakse, kas või korvi tegemine. Ta tuleb vaata, kuidas seda tehakse. Tal on võimalus samas koha peal tehtud korv ära osta või siis sepatöö või no mida iganes. Vapustavalt hea oli ka punsliõli, mida sellel päeval erakorraliselt Palamuse apteegis pakuti. Ja ei saa öelda, ilusast päevast hoolimata oli mekkijaid üksjagu. Aga millest siis punsliõli koosneb? No aga te maitske noormes, siis saate teada. Või kuidas see oli, et ärge uurige nii palju noormes, maitske parem. Nagu väljanäitusele kohane, toimus ka oksjon. Punsliõli seal ei pakutud. Küll aga pakuti kiloseid sibulaid, 150 kilost kõrvitsat, mustavalge kirjut põrsast ja mida kõike veel. Paunvere 5-rublane müüdi 100 krooni eest. Nii et kõva raha see Paunvere rubla. Eriti hinnaliseks tuleb pidada ka Paunvere väljanäituse kiidukirja. Ega ma kedagi solvu, kui ma ütlen, et sel aastal oli väga hea kartulivarre saak. Eks? Ja siis ma kasutasin hea olukorra ära. Kartulivartest tegin paberit. Kartulivarte sees endal on seda lödi, siduvat lödi hästi palju. Ja kui lõikan maha selle, keedan ja teen natukene sellist nõiatööd, siis tuleb see lödi kiu küljest lahti ja valmistan paberi. On vist nii, et peab olema ka mingi kindel ajahetk, millal siis seda paberit kartulist teha saab? Jah, see ongi võlu selle asja juures on see, et teda saab teha ainult väga lühikese perioodi jooksul. Lõpuks otsustati anda Paunvere väljanäituse kiidukiri ja Paunvere 5 rubla, Timo Laasile kõrvitsa, Tiiu Hoogandile sibulate, Tiiu ja Tõnu Koppelile kartulite eksponeerimise eest, Marjasoo talule suurte jõhvikate ning
Evika kollektiivile kartulite ja meristeem taimede eksponeerimise eest. Alar Tamm pälvis kiitust sepatööesitluse eest. Endel Konsa ja Toivo Annuk said aga premeeritud puuskulptuuride esitluse eest. Aktsiaselts Enno Strauss pälvis tähelepanu oma laastutöödega ning Aime Lang ja Linda Kolberg said oma preemiad käsitööde eest. Esile tõsteti Tarmu Vilu, kes tõi näitusele mustavalged põrsad, ja Arno Korb, kes eksponeeris väljanäitusel suure udaraga kitse. Preemia anti vigurleibade eest aktsiaseltsile Saile Keila leivatehas ja preemia sai ka Ene Otsus oma kaltsuvaipade eest. Ära märgiti veel Krista Kadak oma nahkesistöödega ja Palamuse puukool istikute eksponeerimise ja Heiki Saar suure murumuna näitusele toomise eest. Väljanäituse komisjoni poolt märgiti eraldi ära Linda Tunneli 100 aasta vanused mulgi pulmariided ja stiilse esitluse eest said kiidukirja ja Paunvere 5 rubla, Maaleht, aktsiaselts Saile Keila leivatehas ning Palamuse klaasikoda. No mina kui nüüd Paunvere põline põllumees olen üritusega äärmiselt rahul. Minu meelest asi edeneb. Seltskond võttis ürituse hästi vastu ja lahkus rõemsa olemisega. Kui nüüd siin Paunvere rahvale ettevõtmist on ja isand Tootsil ka, siis kas nüüd väljanäitus tuleb veel? Ma tahangi öelda sulle, kallis vaataja, et kohtumiseni juba järgmisel sügisel aasta pärast. See kaubapakkumise probleem oli muidugi üks kõige suurem probleem, sest kole palju tükid ei pakkuma tol ajal seda nii-öelda Poola Türgi kaupa ja nemad tahtsid muidugi tulla igale poole hästi ligi, eks, et võtta sinna keskusele, et me tahame ikka siia juurde, et mis me seal serva peal teeme. Aga tasapisi sai see asi paika ja praeguse momendil on ta nii, et see kaup on üldiselt juhitud ära kaugemale juba koolistaadioni peale eemale ja erilist probleemi ei ole, nii et nüüd on ikka see kohalik käsitöö ja eestimaine toodagik on keskuses rohkem ja ääre peal on siis kõik see muu kaup. Autode kontsentratsioon Palamuse aleviku hektaril tõusis iga minutiga. Pilk teist aastat toimuma ülemaalise väljanäituse platsile andis aimu, et eelmise aasta osavõtjate ja külastajate arvud saavad löödud. Etterutades võib öelda, et saidki. Mullune külastajate arv hüppas 10 000-lt enam kui 15 000. Põltsamaa pasunakoor puhus pisut sombuse ilma rõõmsamaks ja oligi aeg avasõnadeks. Ma arvan, kui te seda tänast näitust külastate, siis seal on päris üllatavaid asju ja kenasid asju, mida on Eestimaal meie inimesed kasvatanud. Võrreldes eelmise aastaga on 2 korda vähemalt rohkem neil müüjaid ja väljanäitusel olijaid ja ma arvan, ega meie külastajate arvugi kindlasti ei ole väiksem kui eelmisel aastal. Me mäletame, et eelmisel aastal sadas enne Paunvere väljanäitust ikka päris pikka aega. Ja Paunvere väljanäituse päev oli ütlemata ilus päikesepaisteline ja tõi kohale ka väga hulga Eestimaa inimesi. Nüüd aasta hiljem, kui meil on olnud pidevalt kuivad ilmad, siis nüüd enne väljanäitust tuli just see, mida põllumees väga igatses. Tuli vihma ja seda üsna tubli kogu. Ja ennäe imet, just selleks ajaks, kui väljanäitus kogus hoogu, just selleks ajaks tuli jälle päike välja. Näitusesaalist tunglesid vaatajad kõige enam nunnude ümber, kuid imetleti ka seda, mis lausa peenra peale ei kasva.
on jätnud see väljanäitus täna selles suhtes väga hea mulje. Just see, et nii-öelda tavapärast läikivat neoonirikast ninni-nänni ei ole, aga on olemas tegelikult see käsitöö pool. Nii käsitöö pool, nii toodete puhul, nagu siin samas kõrval näha, kas Avinurme puutooted, samamoodi see käsitöö pool, kas või koduveinide, koduõlle puhul, et selles suhtes see on väga meeldiv üllatus. Minu enda isiklik veendumus on, et Eestis tarbitava osas me peaksime ikkagi katma oma vajadused. Meil on nüüd siin see Soome terve peldode ala ja sellest on Soomes 6,1% mahepõllumajanduse toodangu alla. Ja siin on nüüd selle Pirgamaa maakonnast, kust me pärit oleme. Ja mahepõllumajandustooteil siis tarbijad küsivad teda päris palju küll. Aga seda ei täpselt ei oska öelda, kui palju need tosiselt ostavad, aga küsitakse küll ja kysyntä on suurem kui pakkumine. Kui tervet kitse ei osta, siis ostke osa. 30 krooni eest umbes. Siis õhtuks on ikkagi kitserahad tagasi. Hurraa! 17 sekundit! Palju õnne! Pingelis otsustava finaali võitis Raili Mõttus, kes toppis kotti 17 sekundiga Tõu Orika. 145! 145 krooni esimest korda. 150! 150 krooni esimest korda. 150 krooni teist korda. 165 krooni. Kolmandat korda. Võidus. Ja seekordsed kiitusekirja saajad on Hilja Sepp lapitööde eest, Võisiku hooldekodu käsitööde eest, Keila leivatehas toodete esitluse ja kostüümide eest, Boris Puusepp puitmudelite eest, Avinurme käsitöömeistrid puutööde eest, Sirje Pemberg suure 45-kilose kõrvitsa eest, Marjasoo talu sai kiitusekirja jõhvikate eest, uurimiskeskus Evika oma esitluse eest, perekond Määrand Tootsi Peenar saksapoiste Parvel eest, Britsoni pagar tortide eest, Vello Siirus kännupahkadest mööbli eest, Maaleht esitluse eest, Palamuse puukool istikute eest, Pirganmaa maasõudukeskus mahepõllunduse esitluse eest, Eesti tõusigade aretusühistu esitluse eest, Mati Pärnpuu suurte kapsaste eest, kiitusekirja teeb ainulaadseks järgmine tõik. Kiidukirja paber on tehtud kartulivartest ja seda paberit saab valmistada ainult üks kord aastas. Entusiastlikku toetust teiste lugupeetud omavalitsusjuhtide poolt tol hetkel ei olnud, et eks see kokkulepe selline jäigi, et vald ei saanud siis päris seda maksimumtoetust, mis tookord küsiti, aga ma arvan, et jah, et see seeme oli siiski oluline, mis omavalitsusliit tookord siis maavanema soovitusel eraldas selle ürituse tegemiseks ja hästi oluline tegelikult oli ka see, et tollane põllumajandusministeerium
omas siis kusagil rea peal sellist raha, mida ta arvas siis nii-öelda Eesti põllumajandus ja maaelu propageerimise otstarbel siis ka Paunvere väljanäituse ja laada korraldamiseks eraldada. Et ma rõhutan, et need rahad ei olnud kuigi suured, et seal oli võib-olla tegemist 10, paarikümne tuhande Eesti krooniga, aga siiski selle ürituse nii-öelda seemneks, algatuseks, moraalseks toeks oli see kindlasti hästi oluline sel ajal. Tere ööd! Kui nädal tagasi Palamusele jõudsime, oli väljanäituse melu juba alanud. Eks need, kes 2 eelmisel Paunvere väljanäitusel olnud, teadsid hästi, et ettevalmistustesse tuleb tõsiselt suhtuda. Korras! Mõkke juures kurat tikku otsida. Allo, tere Märt, Avinurme on ju 5 firmaga, ütle, mis nimetuse all läheb sponsorite nimekirja? Juba nad tulevad oma kaameratega varakult kohale. Homme on laat. Tundub, et Palamuse hakkab juba väikseks jääma. Ma juba hommikusel Vikerraadio intervjuus ütlesin, et hakka või 2 korrust peale ehitama. Ja mina arvan, et 3. aasta on Paunverel väljanäitus. Mina arvan küll, et kui meil on olemas suvepealinn, meil on olemas talvepealinn, siis Paunvere võiks olla Eesti sügispealinn. Läks aga metsa mängima, läks aga laade lauluga, läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. Teie olete võtnud kätte ja hakanud ise tootma diislit ja nimetate seda ka biodiisliks. Miks nii? No ta on ju puht looduslik aine, millest me toodame seda biodiiselt. Ta on bioloogiline, tähendab, teda toodetakse rapsist ja rapsiõli, ütleme ümber siis juba kütuseks ja siis sellepärast on ta eraldada teda tavalisest naftast nagu eesti keeles või diiselkütusest, ja me paneme sõna juurde bioloogiline. Tahab sügamist. Selg sügeleb panema. Õiga teesi, kauleid õisi, kuid su süles meil jäid vaid need. 450 praegu esimest korda. 450 krooni. Teist 500 krooni. 525. 525 esimest korda, 525 teist korda ja 525 krooni kolmandat korda. Kui nüüd võrrelda eelmisi väljanäitusi, siis mis on see, mis eristab 2000. aasta väljanäitust eelmisest? Mina arvan, et eristab see, et kõik, mis raha eest saab, on odav. Kõige tähtsam on see vaimsus, see, et inimestele meeldib endiselt ise midagi teha, seda teistele õpetada, seda välja näidata. See on kõige olulisem, et Eesti kultuur säiliks. Ja seda tahaks muidugi lisada, et Eesti inimene on teadvustanud endale seda kohta nagu Palamuse, kus toimub just väljanäitus. Ja et see on tõeline Eesti asi, ma ütleksin. Paunvere väljanäituse kiidukirja ja 5 ehedat Paunvere kuldrubla saab perekond Mäerand kiire Kuke talvevaru eest, Anu Uudelt pitskardinate ja linade eest, Elvi Lätte ilusate kasvatatud paprikate eest, Tiit Kuslap hiigelsuure püütud kogre eest, Britsoni Pagar Palamuse teemaliste tortide eest, Maaleht ürituse toetamise ja suurepäraste kostüümide eest, Avinurme puutöömeistrid oma puutööde eest loomulikult, Saare mõis aga arendaatori Vürdiaia eest, Boris Puusepa poolt olid valmistatud puust mänguasjad, mis pälvisid samuti kiidukirja ja Paunvere 5 kuldrubla, Sven ja Alar said aga kiidukirja ja 5 kuldrubla sepiste eest, Palamuse puukool oma istikute väljatoomise eest, Arno Korb koduloomade eest, Eveli Strauss, kelle kasvatatud oli Paunvere väljanäituse suurim sibul, Krista Katak sai
esile tõstetud oma valmistatud nukkude eest, perekond Konton ja nende pulgatalu aga talusaaduste originaalse esitluse ja pakkumise eest. Kärt-Katrin Kulli kasvatatud oli Pikim päevalill ja Esko Tabiainen sai kiidukirja ja 5 kuldrubla Rootsi värvi esitluse eest. Vaatamata sellele, mida kraadiklaas näitab, on Palamuse kuum koht, sest siin peetakse 6. korda suurt Paunvere väljanäitust ja laata. Kui suur hulk inimesi seekord kokku tuleb, pole teada. Möödunud aastal lunastati 11 805 pääset ja 3653 parkimispiletit ning eksponente ja kaubapakkujaid oli 423. Väljanäituse plats on paisunud väga suureks. Võtsime tänavu käsile viidamajanduse, et ka esmakordselt Palamusele tulnu kõik vajalikku üles leiaks, ütles kultuuritoimkonna juht Tiina Tegelmann. Sa paned bussi kuskile kaugele, satud siia keskasulasse, kus toimib sigin-sagin palju rahvast, erinevad tegevused ja siis sa oledki seisukohal, et kus ma maha tulin, kus see buss jäi ja tõesti sütlinud lugu, üks inimene läks Palamuse väljanäituselt 3 päeva koju. 7. suur Paunvere väljanäitus ja laat on läinud ajalukku kui väljanäitus vihmas. Aga kui asi nagu täiehooga käima läks, siis 2003. aastast alates on küll see üritus iseendaga toime tulnud, ta ei ole enam abi vajanud. Isegi 2004. aasta lausvihm ei suutnud nagu ära lõpetada asja ja oli ka väga hea meel tõdeda, et kui me sellise ilma elasime üle ja rahvast siiski oli, nii et me ei hävinud, siis on asjal mõtet teha ja tuleb edasi minna. Kui täpne olla, siis müüdi väljanäituse külastajatele 14 919 pääset, ent tegelikult oli rahvas palju rohkem, sest oma valla inimesed said sisse tasuta ja tasuta said sisse ka kõik need, kes tulid peale kella 2 päeval. Pääsmed lihtsalt lõppesid otsa. Müüdi 4499 parkimispiletit autodele ja bussidele. Registreeritud müüjaid oli 550. 9. väljanäitust juhtis Jüri Aarma. Eks mõned olid sel päeval rõõmsamad ja mõned kurvemad, vastavalt sellele, kes tahtis presidendiks Ilvest, kes Rüütlit. See uudis, et president valiti esimesel katsel ära, levis rahva hulgas kiiresti. 9. väljanäitust kajastas ka Rootsi Eesti Päevaleht. Artiklis Palamusel võtsid mõõtu juurikad. Kõneldes Paunvere väljanäituse taaskäivitamisest ei saa kuidagi mööda minna tolleaegsest Palamuse vallavanemast Märti Allakasest. Mehest, kes alguses tõsi suhtus sellesse ideesse võrdlemisi ettevaatlikult, asus siiski üsna pea seda toetama ja Palamuse vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmeid ka selles suunas õhutama. 10. väljanäituse puhuks anti välja Palamuse leht ja soovijad said väljanäitust imetleda helikopterilt. Aitäh Palamuse vallavalitsusele, kes maksis kinni helikopteri lennu. Nii, istun ma siis kopteri juhi kõrvale, panen turvalööri kinni ja siis muidugi ennem tutvustasin ennast, et ma olen see ja see, et meil on kõik kirjas, et te saate lennata ja nii. Ja siis kopteri juht tuleb välja ja võtab ukse maha. Ütleb, et siis on sul, et minu poolse ukse maha, et siis on sul lihtsam pildistada.
kui sellele asjale tasapidi mõeldes nüüd, mis on toimunud 15 aastaga, siis võib päästa siin Palamuse rahvast tunda uhkust ja nägu naarule minna, et me selle asja omal ajal käiku lükkasime ja meie enda rahva toetus oli väga suur ka kõrval. Ega see kõik toimus ikka väga suurte inimeste abiga ja meeskonnatööd olid väga tugevad. Nüüd on see asi saanud niisuguse ikka hea näo, et seda teab terve Eesti ja isegi kaugemad sõpruspiirkonnad on käinud meil külas siin iga väljanäituse aastal ja on teretulnud see üritus, nad on kõik sellega väga rahule jäänud. Tulemast minugi poolt 12. suurele Paunvere väljanäitusele. Laata peame me ainult selleks, et väljanäitus toimuda saaks. Meil on täna siin pisut udune, pisut porine, pisut põhune, aga selline see maaelu on. Ma loodan, et ei lase ennast sellest häirida ja päev saab tore olema kõigile. Kuulutan 12. Paunvere väljanäituse avatuks. Siin müüjate ja ostjatega vestelnud, siis keegi pole öelnud, et ta oleks siia raha pärast või asjade pärast tulnud. Tullakse ikka inimeste pärast. Tullakse selleks, et kokku saada, vaadata, mida huvitavat keegi on valmis teinud ja kasvatanud, olla üheskoos tänulik selle sügise eest. Mis seal sõle telje pääle, sõrmus sõle telje pääle, sõrmus sõle telje pääle, kus see sõrmus enne saanud, kus see sõrmus enne saanud, sõjameeste sõrme luista, külameeste külje luista. Nagu ma ütlesin, kui tuul sealt puhud, siis keerab tagumikku vastu tuult. On need kuuli paigast ära. Opa. 5. 0. Lohutusauhinda on ka. On või? Siis saad kindlasti võinoa ja lohutusauhinda on purrudega põsemusi. Oi! No vist ei ole paika, kus te Virve kohe laulu ei tee, kui see paik meeldib. Kui ikka paras aeg on, ikka. Ja ma olen sellepärast ma saan nii palju liikuda, et mul on selline tore kodune punt, kes mind ikka kaasa võtavad ja me käime, näeme Eestimaad, ajame jura, laulame ja ongi kõik. Me väga vabandame, aga me läheks edasi. Sinimeri suva ottav lainete pind, oma laintele ilkuma kutsud sa mind, kui eemaldub laev, vallas maha meist jäävad valged purjel mind kaugele kannavad siis. Oskar Lutsu näidendis Kapsapea kuulsaks kirjutatud Paunvere väljanäitus pakkus seekord tervelt 9 kilost kapsast ja enam kui 30 kilost kõrvitsat vaadata. Ja huvi niisuguse Paunvere väljanäituse vastu näitab kas või see, et mitte küll päris Punase väljaku mauseulimi taoline saba siia ei lookle, küll aga kõik need vast mitukümmend tuhat inimest, kes Palamusele on täna jõudnud, tahavad ka ära käia just nimelt selles telgis, kus on selle aasta kõige üllatuslikumad looduse annid Eestimaal. Tundub, et võib-olla isegi see niisugune nõndatud masuaeg, mis öeldi, on vist rahva liigutama pannud. Üleskutset tehti ju kevadel, et võiks oma aiamaal appi vaadata üle, äkki saab sinna midagi rikkalikumat lausa teha, kas või panna rõdu aknale või rõdu peale midagi kasvama. Paistab, et on tulnudki inimestel huvi selle asja vastu ja väga meeldiv on. Väljanäitus ja laat on tasapisi arenenud iga aastaga. Kohalikud inimesed ja ka kaugemad abilised on olnud väga usinad välja mõtlema igasuguseid huvitavaid ja natukene kreisisid ideesid selle ürituse mitmekesistamiseks. No näiteks mõtlesid ühe firma konsultandid välja sellise vahva asja nagu Paunvere 10 võistlus.
esmakordselt oli seekord Paunpere väljanäitusel ka jõukatsumine ja seda tervelt 10 võistluses. Tõsi ta on, et ega oda päris viskama ei pidanud, ometi sellised spordialad olid kõik esindatud. Ja kõige parem 10 võistleja esimesel 10 võistlusel Paunpere väljanäitusel oli siis Mikk Simmulmann. No ütle, kaua sa harjutasid? No, ega väga ei saanud ka harjutada. Parem, ma teadsin küll, mis alad tulevad, aga harjutamiseks aega ei olnud, et kõik tuli nii, nagu tuli. No ütle, mis kõige raskem, kõige keerulisem oli? Kindlasti küüslaugu see söömine, kus oli vaja joosta küüslaugu juurde ja siis 3 küüslaugu küünt ära koorida, soovi korral ära koorida ja siis ära süüa kiiruse peale. See oli vast kõige raskem. Ma saan aru, et sa võitsid vist enamus alasid? 7 ala ja 10. Mis sa arvad, kes kevades oleks võinud sinu kõige kõvem konkurent olla? No ma arvan, et need olid siuksed parajalt nalja vinkliga välja mõeldud siuksed ülesanded, et ma arvan, et vast Toots oleks kõige parem. Aga mitte Tõnisson ega Kiir? No Tõnisson vast oleks võinud seda küüslauku kiiresti süüa, aga ma arvan küll, et Toots oleks kõige tugevam vastan olnud. Kannikese lasteaed. Kas on siin esindaja? Siia käib juurde traditsiooniline Paunpere 5 rubla. Kas siin on firma Õnneliiv? Ära arvamatu ilusa ja stiilse esitluse eest. Kiituse kirja 5 rublases on ära pälvinud Krabi põhikool. Aitäh! Karl Raaga puidust masinate ees. See on selline vahva väike poiss, kes oli 5.–6. klassis teinud kõik isa metsatöömasinad puitu ladunud. Ja Aaret Reimann äraarvamatu ilusa keraamika esitluse eest. Sina oled Ülle või? Nii lahe. Palju õnne. Kaunite käsitööde eest. Eevi, kus sa oled? Sul peaks olema tuba juba tapetseeritud nendest iga aasta jagamil. Aga aitäh, et sa jälle tood. Klaasitööde eest olete ära saanud kätte Paunpere kiituse kirja ja 5 rublasid. Kas siin on Vastseliina gümnaasium? Vaata, kus on töömurdja 2 koolis korraga. Alatskivi keskkool, aitäh, et tõite. Perekond Vaidla ära arvamata suurte ja ilusate nunnude eest. Kõrvits kaalus neil näiteks 52,4 kilo. Rahvarõiva kostüümide eest, neid oli seal terve nurga täis. Aitäh! Alli Estorn ja Aino Forostovets kompositsiooni Masuaja Tootsi aed eest. Pingutasite? Ludmilla Lond saab väljanäituse kiituse kirja ära arvamatu ilusa ja suure punapeedi eest. Punapeedi kohta 5,4 kilo on täitsa kobe. Aime Viiar, ole hea. Ilusate ja suurte porgandite eest. Suurim kaalus 1,4 kilo. Haapsalu sanatoorne internaatkool. Ära arvamata ilusate keraamiliste võtmete eest. Ja kiitus neile, et neil veel nädala alguses Paunpere võtit ei olnud, aga valmis said. Vaike Pärn, ära arvamata suurte sibulate eest, kõige suurem kaalus 1,5 kilo. Sina oled Vaike. Aitäh, et tõid. Endel Pajula, kena ja suure kapsapea eest, mis kaalus 8 kilo. Ain Raal, ära arvamata ilusa ja stiilse esitluse eest. Tema oli meil lõtsa või akordoniga, ma ei tee neil siiamaani vahet. Armoska lausa, aitäh Ain! Jassi Talu, ära arvamata kena ja stiilse esitluse eest. Aitäh!
Milvi Murka kenade vitspunutiste eest. Sina oled Liina või? Nii noor ja juba teed lapitekk. Peipsi kalanduspiirkonna arendajate kogu Peipsi kala propageerimise eest. Stiilsemale müüjale me lubasime 1 000 000. Paunare 1 000 2009. aastal saavad Gretel Õigus ja Eda Markov. Kas te teadsite, et 1 000 000 on võimalik saada? Ei teadnud või? Lambist kukkus sülle. Palju õnne. Siin on meie uued miljonärid. Nüüd käisime rahval mitte ehmatada. Kõlks ja kopik. Nii et tegelikult kogu see väljanäitus on ikkagi välja vedanud oma ideega ja kindlasti seda ideed on toetanud ikkagi see meie vana väärikas kihelkonna keskus oma olemusega ja muidugi Luts, kes on ikkagi selle läbi Kapsapea ja teiste teoste Eesti rahva südamesse lihtsalt kirjutanud. Kui me 12. väljanäitusel võtsime teid vastu pooleli oleva vallamajaga ja segi songitud üles kaevatud Ammejõe vasakkaldaga, siis tänavu on olukord meile hoopis parem. Meil on pooleli koolimaja ja üles songitud Ammejõe parem kallas. Septembri viimase laupäeva hommikused teed viisid väga paljudel ühte paika Kesk-Eestis Palamusele. Just siin toimub sedapuhku 13. Paunvere väljanäitus ja laat ja inimesed on millegipärast võtnud selle nii omaks, et siia tullakse. Aga miks siia tullakse? Seda me täna üritame oma lühikese ülevaate jooksul Palamuselt ka teile teada anda. On siin väljanäitus Paunvere väljanäitus. Ja natuke lootsime ikkagi Kiirt ja Tootsi kanal. Veel ei ole õnnestunud, et võib-olla ei ole Kiir veel Venemaalt tagasi, et ma pean siin kohalike käest uurima natuke, et on teda siin nähtud või ei ole. Mina käin siin iga aasta läbi, kuna ma Tartu kandis elan, et siis on hea siia tulla, aga ma arvan, et kõik on lugenud ju Lutsu kõiki neid teoseid alates kevadest ja suvest ja sügisest, et see on kuidagi selline kuidas ma ütlen, omane koht, et kõik tahavad siit läbi käia. No, siin saab osa suurest kultuurielust. Peale selle saab üht-teist osta, saab vahetada ja saab kena nädalavahetuse siin pidada. Sellepärast peabki ta siin nädalati ära käima. No siin on, ma arvan, et päris mitu põhjust, aga kõige tähtsam on ikka see emotsionaalne. Ega niisugust Paunvere väljanäitust, seda on üks ainukene maailmas. See on uskumatu elamus, et nii palju häid inimesi kõiki koos. Ja kuna Palamuse seostab alati ikka Oskar Lutsu ja kevadega, see on tunda, et nendel inimestel on kevad hingest, mis sest, et väljas on sügis. Urmas Astel, kui nüüd Oskar Luts oleks täna siin teie kõrval, millega ta rahul ei oleks ja mida ta kiidaks? Ma ei oska sellisele küsimusele küll hoobilt vastata, aga ma usun, et ta oleks rahul, et me oleme tema mälestust ja Paunvere nime ikkagi püüdnud üleval hoida ja auses hoida. Aga millega ta ei oleks rahul? Rahvast on pisut vähe. Annab siia veel rohkem mahutada? Eriti ei anna, ma usun, et me oleme oma piiri saavutanud. Te olete alati väitnud, et see Paunvere väljanäitus tegelikult majandab ennast juba ise ära ja vald ei panusta siia oluliselt maksumaksja raha ja ega nüüd oluliselt ikka rikkaks ka ei saa. Aga kes võiks või kas üldse saab selle Paunvere väljanäitusega rikkaks ja mille võrra?
no kui me nüüd tahaks seda äriks pöörata ja annaks selle korraldamise äriühingu kätte, siis kindlasti on võimalik ka siit raha teenida, aga me mõtleme rohkem oma rahva peale, oma valla peale, võib-olla ka oma maakonna peale, siis tundub, et see on ka üks maakonna tippüritusi ja proovime luua oma inimestele seda võimalust või anda talle seda õnge või tiiki või kus ta võiks kala püüda, et teostada seda abi, mida oma valitsus ärile peaks aitama, osutama, tegema. Aga kas teie arvates on võimalik, et siin keegi ka millegi võrra rikkamana minema läheb? Kindla peale, ma lähen siit ise igal aastal õhtul rikkamana, tüdinud, väsinud, aga ma lähen siit tavaliselt hea tundega ja ma olen midagi uut näinud, kogenud. Ma arvan, et minusuguseid on hulga. Aukirjade ja kiituskirjade jagamine. Palamuse valla tänu ja kiituse kiri. Kiituse kirja on pälvinud Vaike Pärn. Palamuse valla tänu ja kiituse kiri Kotka Kelve. Stiilse väljanägemise eest. Järgmine aukiri on Pruuli Kaska talule suurte ja uhkete tomatite eest. Grethel Kotal vaimukate viljade eest. Laine Pärn ootud lapiteki mälestuse eest. Merike Kampus toreda Afrika karbi ees. Palamuse lasteaed väga armsate käsitööde ees. Alex Veinekin Tammetõrudest näitija ees. Kärt Tallinn vägevate rebase sabade ees. Haapsalu sanatoorne internaatkool väga ilusate käsitööde eest, väga säravate klaasitööde juhendamise eest. Viljandi Kaare kool väga kaunite käsitööde eest. Kuremaa lasteaed algkool väga kaunite käsitööde eest. Tabivere gümnaasium väga kaunite käsitööde eest. Tublid tüdrukud. Toivo Ennok väga hea õpetamise eest. Lilli Pärn kaunite käsitööde eest. Liina Laansalu kaunite käsitööde eest. Kristin Lainemäe kaunite käsitööde eest. Tuleb kauniti. Palju õnne. Palamuse Kihelkonna kooli muuseum. Kiiduväärt oli teie abi 2010. aasta laadal ja väljanäitusel aktsiaselts Eesti Pagar. Kiiduväärt oli teie abi 2010. aasta laadal ja väljanäitusel. Eret Tammistu stiilse väljanägemise eest. Sille ja Kadi Kiho stiilse väljanägemise eest. Sa ju tuled 25. septembril Paunvere väljanäitusele. Pane siis juba laadarõivisse nagu muiste ja võid Palamuselt miljonärina koju minna. Muu väljanäituse mõnu saad muidugi päälekauba. Igatahes, ilmtingimata. 1 000 000 senti puhast raha. Väga meeldiv kohta.
ja eks edasiminek ole ka aastaid toimunud, iga aasta natukene rohkem külastajaid, natukene rohkem esinejaid, natukene rohkem kauplejaid, natukene näitajaid, on siis enda või oma toodangu, mida keegi näitab. Ja ma küll väga loodan, et ega tipp ei ole veel käes. Tantsisa, Paunvere polka, tantsisa, Paunvere polka, tantsisa. Et see väljanäituse laat saaks veel rohkem avatud, siis palun siia Palamuse väljanäituse ja laada idee üks algatajatest, Georg Pelisaar. Täna ma tahaksingi soovida, et teil, head väljanäituse külastajad, kõik tegijad ja oma toodete näitajad on ennast juba seadnud kuhugi platsi, et teil, kes te olete siia tulnud sellest väljanäitusest osa saama, jätkuks piisavalt heatahtlikkust ja head sõna kõikidele tegijatele. Sest nende najal Eestimaa elab ja nende najal ilmselt ka rikastub. Ja kunagi see aeg tuleb kindlasti. Ja ohoo, täitsa juhuslikult rahva seast tõmban välja sellise mehe. Tervist, kes teie olete? Tervist, mu nimi on Andres Anton ja ma olin Muhu kooli direktor. Kas teil ei ole ilmselt esimest korda siin Palamusel väljanäitusel laadal olla? Ei, absoluutselt mitte. Ma olen 14 aastat seda laata või 13 aastat aidanud seda laata korraldada. Miks ainult 13? Miks mitte 14? No siis juhtus töökoha vahetus ja siis on nüüd nad teevad ise. Aha, aga nüüd kui endal nagu sellist vastutust ei ole nii-öelda, siis kuidas tundub, kas laadakorraldus on hea või keskpärane? No iga aastaga läheb paremaks, siin ei ole mingit kahtlust. Rahvast tuleb rohkem, päikest on rohkem, kõiki on rohkem. Sel aastal oli nunnud ja käsitööd üles seatud vast renoveeritud koolimajja, kus oli rohkem ruumi ja valgust nii eksponaatidele kui ka nende huvilistele. Ja uudisteatest puudust ei olnud. Siis siin on sandpommi sarnased taimed või ma ei võin öelda, kõrvitsad vist või? Mis nad võivad olla? Teagi, pudelkõrvitsa. Ma arvan. Igal juhul ülivahvad on nad küll. On küll, siin on väga palju vahvaid asju. No mida te veel esile tõstaks? No kõrvitsad ikka 77 kilo on täitsa. Ma ei ole näinud varem sellist. Huvitav on ju, ei tea kunagi, kes mida toob ja missugust nunnut suvi kasvatab, seda ei tea keegi. Nunnud tulevad küll hoole armastusega, aga samas tuleb ka see, mis loodus annab, emake loodus. Kuigi kapsa vägilasi rahvusvahelisel väljanäitusel piisavalt ei leidunud, jätkus tegevusi ja uudistamist kõigile. Sõita sai nii hobuse, puuauto kui helikopteriga ja kogu seda melu vahendas esmakordselt Tallinna Televisioon. Ma šokolaadist jänes, mind kõrvust näksid vahest, ma magus igalt pool. Ma šokolaadist jänes, ei lööma välja verest, või hammust lahmust pool. Kas homme ja kalati? Homme on ka lahti, jah. Homme kalati? Homme vist ei ole lahti. Ei ole, tänu jah. Me tahme söödud. Aga ma ütlen, et söömisega siis ettevaatlik, eks sul on ju. Tähendab, siin on nüüd 362 kihti kokku keedetud, 2 sorti terast. Ja see maailmas ainulaadne võistlus koosnes kartulijooksust, kõrvitsa tõstest, kapsa tõukest, porgandi viskest, sibula surumisest, küüslaugu pressimisest, peedi heitest, kaalika hüppest, tomati üleviskest ja kurgitõkke jooksust. 007587. Peaoina, mis on teie nimi? Striigova Oksana.
palju õnne teile! Suurepärane! Ning nüüd parima kostüümi auhinnad ja ma palun siia 2 imekaunist assistenti ka. Ning teise koha on võitnud Rein Leht. Võib-olla kiire kommentaar ka oma kostüümi kohta. See on minu müügikostüüm. Ise olema pastlameister. Pastlameister, aga selle põlle tegid pasteldest? Nahast ikka, nahast. Aga pastlaid tehakse ka nahast, ju? Ma arvan küll, jah. Selge. Aitäh, palju õnne! Ning kostüümivõistluse võitja on... €100,000 ja esimene koht kuulub Olevi Talule. Palju õnne teile, €100,000 on teie. Ning kõik ülejäänud, te olete ka hirmus tublid ning teie saate 5 rubla. Palju õnne! Aplaus! Trotsides tõsist sügisest vihmahoogu jagati kiituse kirju ja Paunvere 5 rublaseid parimatest parimatele ja seda ikka rõõmsal meelel ja lahke südamega. Tere kõik, kes te siin olete, ikka veel õudselt vaprad. Suur Paunvere väljanäituse laat. Kiituse kirja on pälvinud Kosejõe kool, Palamuse gümnaasium. Palamuse gümnaasiumi esindaja ikka on kohal. Muidugi. Siin on. Palju õnne. Räägimistus ka Ülle Valgemäe, Põlva ühisgümnaasium. Mina olen. Aitäh. Palju õnne. Liisa Lumi. Palju õnne. Kiituse kirja on pälvinud puukujurid. Kõik puukujurid. Palju õnne puukujurid. Aitüma. Tiit. Ei ole Tiit. Nii. Palju õnne. Aitüma. Sadala põhikool. Eevi Kuslak. Kiituse kirja on pälvinud Tallinna TV. Vooremaa. Ruttu. Keegi jookseb, Vooremaa jookseb. Ai, kui ilus. Maaleht ei ole kollane. Maaleht ei ole kollane, Mis mina nägin silmaga. Ei mina teadnud muud kui seda, mis mina nägin silmaga. Joo, ma olen telekas! Sellised olid 14 aastaga ajalooks saanud Paunvere väljanäituse pildid. Aga mis edasi? Eks nagu sajand põnevust tekitanud kunstiheliga. Punsliheli on maru hea juuk, et ma ei tea, või olla tuu pärast, et harva saab. Rahvas ei ole selle 15 aasta jooksul tast ära tüdinenud, et nõudlus on endiselt suur. Mis mina nägin silmaga.